Tere päevast ja tere tulemast Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopäevale Pärnus. Väga suur rõõm on viibida siin Pärnu riigimajas, aitäh siinsele pererahvale ja suur tänu ka Pärnumaa Omavalitsuste Liidule, eriti meie tublile heale koostööpartnerile Kersti Liivale. Olete kõik väga teretulnud, tänase päevakava on siin nähtavalt, tutvustame Põhjamaade koostööd, Põhjamaade esinduse tegevuskava, Põhjamaade koostööprogramme, kuid kõigepealt palume siis siia Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees härra Lauri Luur. Tervist! Avasõnad siis minu poolt, jah. Like we discussed before that these programs have been very useful for Pärnu County. Ehk siis need programmid, on olnud väga kasulikud kogu Pärnu arengul. Mina olen omavalitsustegelane olnud aastast 2007 ja 2007 kuni tänaseni olen osanud väga mitmel õppereisil, väga mitmel tegevusel, mis puudutasid ühistransporti, haridust, laste noorte vaimset tervist, kultuuri ja veel mida kõike erinevates valdkondades. Ja see kõik on aidanud tegelikult Pärnu maakonda arendada. Ehk siis teadmiste jagamine, kogemuste jagamine ja sellise väärtuspildi ühine jagamine naaberriikidega ja nende inimestega. Et see on aidanud lihtsalt meid edasi ja ilmselt ka neid väga mitmes küsimuses edasi lihtsalt, kuidas arendada oma riiki paremaks. Nii et tahaks soovida kogu sellele programmile ja tegevusele jõudu jaksu ja meile ka jõudu jaksu selles osalemist. Jõudu! Suur tänu, and as we have heard, the programs, Nordic Council of Ministers, the Nordic Baltic Grant and support programs have been very useful for the whole region in Pärnumaa. Now I'm asking here the Director of Nordic Council of Ministers Office, Maria Gracia, siis nüüd Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse direktor Maria Gracia. And the next greeting words of opening will be in English. I hope this is okay for everybody. If not, then we can consult and send questions later on. So, thank you. Thank you so much, Madis, and thank you, of course, so much, Mr. Luur, for letting us be here in Pärnu today, and thank you also, Katri, for your endless support and having been a long-standing partner of ours in many different areas, actually. So it's my first visit in Pärnu, and I think I'm quite lucky, actually, to be here when it's not so crowded. I hear that the summers are quite busy, full of people. So I went for a short walk this morning, early in the morning, and it's a little gray outside, being January, but there are some incredible buildings, beautiful ones. And I had to stop at many of them to start wondering sort of who has built them and when were they built, and several really beautiful wooden ones that really remind me of also my hometown in Sweden. My name is Maria Gracia. I'm the director at the Nordic Council of Ministers here in Estonia since about a year and a half. I'm Swedish by birth. I'm one of those mixed kinds. I have a father from Denmark and a mother who is from Finland. She is with origins of being a Finnish Sami, you know, maybe the indigenous population in the Nordics, and her father from Russia, actually. But I was born and raised in Sweden, so I suppose that kind of mix
makes you in the end a Swedish diplomat. That's me since a few years. Great to be here, and today the whole point is to talk a little bit about our support programs and funding opportunities. We actually have a really generous amount of different funding opportunities and cooperation programs, and what really want is to find good applications and to actually disperse the funds that we have. We want it to be used. We try to visit a couple of different towns in Estonia every year to talk a little bit about the opportunities and encourage NGOs or public officials or other colleagues and partners to apply. You will be hearing about these programs today from my colleagues. Madis Kanarbik will talk to you a little bit about the mobility program for public officials, which I think was the one that Mr. Lur was just referring to. And Merle Kulsk will talk to you about the NGO program. I know that we have some colleagues here who have been partners there before. From Katrin, we will hear a little bit, some words perhaps about Nordplus and what that is. We have also two colleagues who are joining us from Helsinki today. This is Anna and Johanna, and they will be talking to you a little bit about the cultural programs, which are actually managed out of our office in Helsinki. So there's lots of information coming, and please feel free to ask questions really all the time. That's what we're here for. Before we start, I just wanted to say really a couple of words about our office and our organization, and in particular where we are today, because things have really changed since we started. We started 30 years ago, more than 30 years ago. And in fact, both my colleagues, Merle and Madis, are two that have been with us from almost the start. So if you're ever interested in some institutional memory and the history of our work, we've got two fantastic resources here. But when we started working in Estonia, that was a little over 30 years ago. Estonia had just come into its newly sort of regained independence, and our office, in particular in Tallinn, but back then it was a small office in Otepää. Now we have Tartu. But we were more of an open library. It was an information office. We had one of the first public internet computers in our offices that people could physically come in and use. Maybe some of you remember that time when we went somewhere to use an internet computer. We also had an international phone line in our office, and we have been very proud to see former President Lennart Meri use it when it was considered to be a safer line than the one in the government offices. But the work that we did back then was very practical. We were, supporting, for example, government offices and structures to be put in place, practical stuff. It was more of a one-way sort of support way or support road with the Nordic countries offering a lot of assistance to Estonia. And the same in Latvia and Lithuania. But then, 30 years passed, and Estonia has developed so fast, incredibly fast. And Estonia is today world leading in several areas. Things that come to my mind are, digitalization processes, for example, where Estonia is incredibly strong, cybersecurity issues,
this very agile way of, starting companies and tech startups. And, this click, 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 you start a company, click, 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 and you're an e-resident. Education. We have a lot of Nordic delegations visiting Estonia. They've seen the PISA scores, and they're wondering, what is it that Estonia is doing right? There must be something. And so the reason I say this is that it has put the Nordic-Baltic cooperation at a really, really interesting and very constructive level. Because it is now at an equal level. We're equal partners, and knowledge, information, experiences are going both ways. So from 30 years ago, when so much support was offered to Estonia, building a country really into that independence period, to today, and I think an example of what we're seeing today could, it's really just an example, but Estonia is, for example, really strong when it comes to technical knowledge in digitalization. The Nordic countries are very strong when it comes to perhaps values or ethical values related to digitalization. So I see a lot of strength in Estonia, for example, related to AI and AI applications and procedures, which is fantastic. And I see the Nordic countries being really strong in how to ethically use AI. How should we use it? How should we not use it? What do we need to be aware about? How do we train our kids and young people? And so merging these kind of experiences, this incredible technical knowledge with the values, is just an example of where we are in our work, in our office. And this is where we want to be. We want to make sure that Estonia can learn from the Nordics and that the Nordics can learn from Estonia. In the programs that you'll hear about today, you have opportunities to work with the Nordics. You can also engage our Baltic neighbors in many of our programs. And I'd just like to encourage this sort of two-way system of sharing experiences and learning. I think that makes the collaboration so much more relevant. It makes it more interesting for everyone who's part of it. And this is also the vision for our office and where we want to be. We hear that the Nordic countries, they see Estonia as an equal partner, and we need to help making sure that we are at that equal level where we share knowledge and information both ways. As you know, we take our cue from the Nordic governments. They have agreed on a vision, which is also our main guiding document and strategic document. It's called Our Vision. And in that one, the Nordic governments have a vision to be the most integrated and sustainable region by the year 2030. It's a bit tough. We have a few more years to go, but quite a lot of work to be done. But this is where we take our cue from. So everything we do is covered by this strategic document. It's very broad. It covers everything from the green transition to cultural work, to working, work related to the labor market, health, gender equality, and whatnot. So it's a very broad, but those are issues that the Nordic governments have decided that we should focus on in the work in the Nordics, but also in the cooperation with the Baltic countries. Okay, well, great. I'm now going to give the floor back to my colleagues. They can talk to you a little bit in more detail about the support programs. But again, please fill up your coffee cups and be ready to ask questions. Ask all those practical questions, like how does it actually work to apply? What do we need to think about? Can we do this? Can we do that? That's exactly why we're here. And if questions come up after today, then you know where to find us. Just reach out anytime.
And we're also going to hear some examples today from previous projects and some inspiration. So very good. So welcome everyone, and thank you again for receiving us so beautifully here in Pärnu. And thank you so much. Tack så mycket, Maria. Suur tänu, nagu Maria ütles, siis Põhja- ja Baltimaade koostöö on võrdsete partnerite koostöö ja selleks koostööks on ka välja töötatud mitmeid erinevaid koostöö toetusprogramme ja järgnevalt siis asumegi neid programme tutvustama. Ja meil on siis kavas kultuuritoetuste programm, vabaühenduste programm, avaliku sektori programm ja ka hariduskoostööprogramm Nord+. Nüüd alustame siis Põhja- ja Baltimaade kultuuri- ja kunstiprogrammidega. So now we are starting the programs for supporting Nordic-Baltic cooperation, and the first one is the program for culture and art. And we have Anna Skogstad, the senior advisor from Nordic Cultural Point in Helsinki. So Anna will be also presenting the program in English, and I propose that we could take the questions and discussions in the end of the information day, or you can also send them by email. So thank you, Anna. Yes, hello everybody. My name is Anna Skogstad. I'm from Nordic Culture Point. And I'm here together with my colleague Johanna Fredriksson, who is actually a new colleague at Nordic Culture Point. She has started some 3 weeks ago, so I'm doing this presentation today. And I would like to start by saying a few words about our organization. We are located in Finland, in Helsinki, and we function as the administrative body for this Nordic-Baltic mobility program for culture and also other funding programs. But we also have our own activities in Helsinki. We have events in the city center, and we also have a Nordic library in the city center. And you're very welcome to visit us whenever you are in Helsinki. And now we have also started residency activities on the island of Suomenlinna this year, so this is something totally new. But today I will focus on the funding options for Estonian applicants. And the most important of those is of course the Nordic-Baltic Mobility Program for Culture. And that is a program that aims to strengthen the connection between Nordic and Baltic countries within arts and culture. This program is open for all areas of culture and art, but it's only for professional applicants. And the program consists of 3 different parts, and I'll go through these different parts separately. The first one of those is mobility funding, and that's basically travel support for traveling between Nordic and Baltic countries. And you can select to travel to any country. You can travel from Estonia to Lithuania, or to Iceland, or to Finland. And we provide support for one single journey at a time. You can select the destination, and you can also travel to several destinations as long as it's during that one trip. And you can apply for a trip lasting up to 14 days, 2 weeks. And the amount is calculated automatically. You don't need to attach any budget to this application, but the system will guide you. You select where you want to travel and how many days you want to stay there, and the grant amount will be calculated automatically. We offer 3 application rounds annually, so this is available quite often. Now we actually have a deadline today, and there are always a lot of applicants to this program.
Then we also offer network funding, and that is funding for networking projects where you need to have a collaboration between different countries. And the minimum requirements is to have 3 partners in the collaboration. And you can be 3 Baltic countries, you can be 3 Nordic countries, or you can be a combination of Nordic and Baltic countries. And also you can have a collaboration where you can include also other European countries, but this is the minimum requirement for the application. And there are 2 types of funding. We have short-term network funding, which is for projects lasting up to 1 year, and you can apply up to 20,000 euros. And then there is long-term network funding for longer projects up to 3 years, and you can apply for up to 100,000 euros. And then there are different requirements on the amount that you need to have co-financing from other sources. I have a small short film here that I would like to show you. Let's see if that works. This is an example of a long-term network project between some Nordic museums. And I can see that it's probably not working. So I just skipped the film. Sorry. Anyways, for the network funding, you can basically apply from all fields, and we have no sort of priorities for certain topics or themes. We support all kinds of contents, but the main focus always put on the collaboration and creating a network between professionals from different countries who want to do something together, develop something together. And then the last part of the program is funding for artist residencies, and this is basically for organizations that run residencies, so this is not for individual applicants. And organizations need to have some experience from the residency field before applying, and organizations can apply up to 50,000 euros, and the funds should be used towards the artists that are coming to the residency from another country. And the minimum requirement is 2 artists from 2 different countries within the region. So the point is also here to support collaboration between several countries. And we encourage organizations to invite several artists to the residency at the same time, and also provide some network opportunities for the artists. So that's the Nordic Baltic Mobility Program for Culture. And then I would also like to mention here another program called Culture and Art Program. This program has a very strong Nordic focus, but I would like to mention this anyway, because this is actually, it's possible to apply also from other countries. So this is also available for Estonian applicants, but you need to have at least 2 Nordic partners in the project, and then the project itself must have some sort of like Nordic relevance, but it's totally possible to apply also from Estonia. And then there are different levels of funding, how much you can apply and how much you need co-financing, and then there are all kinds of small details. And I encourage you to go to our website and read more about the details if you are interested in applying. Then I would also like to say a few words about the process, because the process takes some months, so this is not sort of, maybe not that quick as people often would expect. We usually have a 1 month application period, and then it takes 2 months before you get the results. And during those 2 months, we go through the applications, we check each application that it fulfills the basic criteria for the program, and then there are
external expert groups who make the actual assessments of the application, and that takes some time. And then after we have made a decision, then you get to know the decision straight away. We basically send out decision letters straight after we have finished our meeting. And then if you get granted, then there are of course some sort of reporting processes after that. And I would like to say this because it's important to plan the application in advance if you want to use this opportunity, because everything takes a bit of time, so you need to plan your project so that it fits the sort of also the application process. And of course, if you're at the same time applying for other grants, then you need to figure out how to combine different funding sources. I collected some quick statistics on Estonian applicants. Last year we received 169 applications from Estonia. We granted 24. 17 of those were individual professionals who got mobility funding for their travel. And there were 2 granted network funding applications, 1 short-term network, Nordic Baltic Residency Forum, which is a collaboration between residency networks in Estonia, Finland and Sweden. And then there was a long-term network funding grant given to a project called Borderline Poetics, which is for contemporary arts organizations to work together, and they are organizations who are working in smaller languages, Finnish, Estonia, Meänkieli, Icelandic. So the language is also part of this project, even though it's contemporary art organizations who are participants. And then there were actually as many as 5 residencies here in Estonia who got funding. One of those was specifically to support Ukrainian artists. We've been running twice this additional funding specifically to support Ukraine. And there's one of these residencies got money through that additional funding. And mobility funding has 3 application rounds annually. Network funding has basically 2, but the long-term funding is available only in the spring. And funding for artist residencies has only 1 application round. Culture and Art program has 2 application rounds. And that's my contact details if you want to contact me after this event. Otherwise, thank you. Thank you very much, Anna. Ja siis järgmisena tulebki tutvustamisele Põhja- ja Baltimaade vabaühenduste programmi ja seda tutvustab kolleeg Merle. Minu nimi on Merle Kuusk ja töötan Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduses ja räägin teile täna programmidest, millest siis vabaühendustel on võimalik toetust küsida. Esimene programm on siis Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetus, mis siis võimaldab toetust küsida Eestis. Ja sellest programmist on võimalik toetust küsida Eestis registreeritud vabaühendustel
mis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingute või nende liidu või ametiühingu valitseva mõjuvõimu. Ja nendeks juriidilisteks isikuteks võivad olla nii mittetulundusühingud kui ka sihtasutused. Ja nad peavad siis tegutsema avalikes huvides. See on nüüd programm, kuhu saab esitada taotlusi ainult Eestist. Ja see eelarve 9 aastaks on siis umbes 60 000 eurot. Ja toetussumma ühele projektile on 7 000 kuni 25 000 eurot 9 aastaks. Taotlemine toimub inglise keeles ja see asub elektroonilisel platvormil etsemgrants.org. Ja seal on siis olemas juhised, seal on olemas näidistaotlusvorm, näidisaruandevorm ja see programm avaneb esmaspäeval 3. veebruaril ja tähtaeg on 17. märts. Ja otsustamine toimub 6 nädala jooksul. Ja kui otsus on positiivne, siis 85% rahastust saab kohe peale lepingu sõlmimist ja 15% peale aruande esitamist ja selle kinnitamist. Aruandlus on samuti elektrooniline ja aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul ja projekti lõppu. Nüüd selleks, et toetust küsida, kui siis Eesti on taotlejariik, siis peab olema koostöö vähemalt 1 Balti riigi ja 1 Põhjamaaga või siis 2 Põhjamaaga. Nii et 3-poolne koostöö on siin vajalik. Tegevused võivad olla siis võrgustiku loomine või võrgustiku tegevused, seminarid, töötoad, ümarlauad, õppereisid parimate praktikate saamiseks. Kas neid slaide on võimalik saada või siis koolitused, ühiskondlikud koolitusprojektid 3. sektori võimekuse tõstmiseks ja ka uurimusprojektid. Ja projekt peab siis keskenduma vähemalt 1 Põhjamaade ministrite nõukogu visiooni 2030 prioriteetidest, milleks siis on keskkonnahoidlik regioon, konkurentsivõimeline regioon ja sotsiaalselt kestlik piirkond. Nüüd juhendmaterjalides on viide sellele dokumentile, siis te saate sealt vaadata, millega teie projekt kõige paremini võiks vaatuda. Ja edukad projektid võtavad arvesse ka Põhjamaade ministrite nõukogu horisontaalset prioriteete, milleks on sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored ja ÜRO agenda 2030 ja selle 17 säästva arengu eesmärki. Ja need viited on seal samuti olemas, kus te saate lisainfot. Ma räägin kõikidest programmidest ja siis hiljem saate küsimusi küsida. Järgmine programm on siis Prosperous Future ehk eesti keeles külluslik tulevik. Ja seda programmi haldab siis meie sekretariaat. Ja see on mõeldud Põhjamaade organisatsioonide koostöö toetamiseks, et luua keskkonnahoidlik, demokraatlik ja säilenud regioon. Koos siis vabaühendustega Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ning Ukraina, Valgevene ja Venemaaga seotud sõltumatute ja demokraatlike partneritega. Selle programmi eelarve on 8 miljonit Taani krooni ja toetus võib siis olla 40 000 kuni 67 000 eurot. Ja selle tähtaeg on 19. veebruar. Projektid võivad kesta 1. juunist sel aastal kuni 30. septembrini järgmisel aastal. Taotlejateks
juhtpartneriteks saavad siis olla vabaühendused Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, kõikidest Põhjamaadest ja nende autonoomsetest regioonidest. Aga partneriteks võivad olla ka sõltumatud demokraatlikud kodanikuühiskonna organisatsioonid Ukrainast, Valgevenest ja Venemaalt. Projekte ei tohi füüsiliselt ellu viia Venemaa pinnal. Ja selle taotlusvooru teema on konkurentsivõimeline piirkond ja eelkõige innovatsioon ja digitaliseerimine. Ja kõik materjal ja infoprogrammi kohta asub aadressil ncr.futuregrants.org ja see taotlemine on samuti elektrooniline. Järgmine programm on Põhjamaade organisatsioonide mobiilsusprogramm NOI. Ja see nüüd, selle tähtaeg on jooksvalt läbi aasta ja siia saavad taotlusi esitada eelkõige avaliku halduse sektori töötajad, aga ka vabaühenduste esindajad. Tegelikult me näeme, et siis tekiksid sellised väiksed grupid, kus on mõlemast sektorist esindajad. Ja selle programmi kohta veel nii palju, et see nüüd jõuab lõpule. Nii et me kasutame veel seda raha, mis meil on eelnevatest aastatest järel. Nii et kui teil on mingeid mõtteid kasutada, siis julgustan seda kiiresti tegema. Ja see programm võimaldab siis minna õppekülastustele Põhjamaade ministrite nõukogu allasutustesse või organisatsioonidesse. Ja see nimekiri on olemas meie koduleheküljel. Te näete siit seda kategoori. Te saate siis minna õppekülastusele ainult nendesse organisatsioonidesse, mis on seal nimekirjas välja toodud. Ja need külastused on siis kas õppe eesmärgi koostöövõrkude kohtumisteks või siis on võimalik ka osa võtta Põhjamaade ministrite nõukogu või nende allasutuste korraldatud üritustest, kus siis saab küsida toetust ka osavõtutasu tasumiseks kuni 200 eurot inimese kohta. Nüüd, kui te leiate meelepärase kontakti sellest nimekirjast ja teil on enne olnud juba koostööd selle organisatsiooniga, siis te võite neile ise kirjutada oma soovist neid külastada, aga kui ei, siis tuleks minuga kontakti võtta ja siis me räägime teiega läbi, kuidas seda organiseerida, aga põhimõtteliselt on vaja siis teada külastuse eesmärki, kes soovib külastada ja ka ajaraami. Ja siis, kui positiivne vastus on saadud sellelt vastuvõtvalt organisatsioonilt, siis saab juba taotluse esitada. Ja abikõlbulikud kulud on siis reisikulud turistiklassis, kohalik transport, lisaks majutuse päevaraha kokku kuni 160 eurot päevas. Ja ametnikel on siis võimalik taotleda kuni 70% eelarvest ja vabaühendused saavad siis küsida kuni 100% toetust. Ja taotlemine ja hilisem aruandlus on ingliskeelne ja vormid, taotlusvorm ja aruande vorm on meie koduleheküljel, aga siis enne võtke minuga kontakti, kui seda täitma asute. Ja toetuse maksame välja peale reisi toimumist ja aruande esitamist ja selle kinnitamist. Siin te näete minu kontakte.
Suur tänu Merle nüüd vabaühenduste programmi tutvustamast ja järgmisena ma tutvustan siis Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi. See programm on mõeldud kõigile avaliku sektori asutustele nii Põhja- kui ka Baltimaades. Nimi praegusel hetkel on siis Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm ja vaatame siis, millest see programm koosneb. Meil on siis teada, et programmi eesmärgiks on avaliku sektori kogemuste vahetamine, efektiivsete töömeetodite väljaarendamine, koostöövõrgustike loomine Põhja- ja Baltimaade avaliku sektori asutuste vahel ning üldine eesmärk on siis Põhja- ja Baltimaade piirkonna globaalse konkurentsivõime suurendamine. Taotlejateks võivad olla Põhja- ja Balti riikidest omavalitsused, riigiasutused, aga kõik nende asutuste mitmesugused allasutused ja institutsioonid. Saab esitada nii individuaalseid taotlusi, et ametnik saab ise esitada üksi enda jaoks taotluse või siis on ka võimalik grupi taotlusi koostada. Nii et projektijuht taotleb siis toetust terve grupi reiside ja võrgustiku kohtumiste tarbeks. Siin on veel võib-olla oluline ka teada, et programmis ei saa osaleda otseselt mittetulundusühingud ega eraettevõtted, kuid siiski saavad osaleda omavalitsuste liidud ja just siin Pärnus on ka näiteks hea näide Pärnu omavalitsuste liidu aktiivsusest ja hiljem kuulemegi Kersti Liiva kogemusi selle programmi kasutusest siin Pärnumaal. Selles programmis on tähtis, et igas projektis peaks osalema vähemalt 3 riiki ja sellise skeemi järgi, et kui taotleja on näiteks Eestist või ka mõnest muust Balti riigist, siis partneriteks peavad olema vähemalt 2 Põhjala riiki, avaliku sektori asutused vähemalt 2 Põhjala riigist, kui partnerid võib olla ka rohkem. See programm on ka samamoodi sarnane Merlega, et võib siis külastada ka Põhjamaade koostööinstitutsioone selle programmi toetusega. Nüüd, kui alustada projekti käivitamist või ka taotluse koostamist, siis on tähtis, et projekti partnerid oleks juba olemas, et tuleks siis alustada just oma koostööpartneritega kontakti võtmisest. Koostööpartneritelt tuleb ka hankida seda koostööd kinnitavad kirjad või kutsed, et teie partnerid Põhjalis on valmis selles projektis osalema. Tegevustest on siis võimalikud vähemat sorti õppekülastused, kogemuste vahetuse reisid. Ja nagu öeldud, siis nende külastuste raames peab vähemalt 2 Põhjala riiki külastama Eestist taotledes. On ka võimalik pikemaks praktikaperioodiks taotleda toetust ning on võimalik taotleda koostöövõrgustike projektideks toetusi. Nüüd siin viimastel COVID-i aastatel siis lisandus ka veebipõhiste kohtumiste võimalus. Kui on plaanis läbi viia või taotlus esitada õppevisiitide kogemuste vahetuse reisideks, siis ühe reisi pikkus ühes riigis peab olema 3–10 päeva, sealhulgas on ka reisipäevad sisse arvestatud. Pikemaks praktikaks on võimalik taotlust koostada kuni 20 päevaks. Peab siis meeles pidama, et projekti kogu raamistik on 1 aasta alates, siis kui otsus on positiivne toetuse eraldamiseks, siis alates sellest otsuse kuupäevast 12 kuu jooksul tuleks projekti lõpule viia. Siin on ka lisanõue, et kui projekt on alanud ühe esimese tegevusega, näiteks esimene külastus, siis ülejäänud kõik projekti tegevused peaks läbi viima järgneva 6 kuu jooksul ja kõik see peab mahtuma siis 12 kuu sisse. Rahalises mõttes on tegu küllaltki lihtsa programmiga, siin on
sobivateks kuludeks reisikulud, majutuskulud ja lähetuste päevarahad. Ning see programm katab kuni 60% nende abikõlblike kulude summast. Taotleja ise peab katma siis vähemalt 40% sellest kulude summast, reis, majutus ja päevaraha. Kui otsus on positiivne, siis kantakse üle 85% eraldatud toetusest. Projekti lõppedes tuleb muidugi esitada aruanne ja seejärel, kui aruanne kinnitatud, siis kantakse ülejäänud 15% toetusest üle. Või kui aruandes selgub, et ei olegi kõike granti ära kasutatud, siis vastavalt aruandest toodud summadele tehakse ka see tasaarveldus ja lõplik ülekanne. Lähitaotlustähtaeg on 31. märts. Siin on ka siis toodud taotluste ja aruande esitamise e-süsteem, MP8 grants. Tuleb siis esmalt ennast taotlejaks registrerida ja saab asuda tutvuma taotlusvormiga ja asuda taotlust täitma. Seal samas lisatakse siis ka koostööpartnerite kinnituskirjad. Lisaks peab veel olema taotleva asutuse kinnitus 40% kaasrahastuse kohta ja veel ka üks oma asutuse soovituskiri sellele projektile, milles kinnitatakse, et asutus on huvitatud osalema. Minu andmed on ka siin. Võib-olla peaks nüüd ära mainima, mis on vahepeal meelest läinud, et infopäeva lõppedes saadame kõigile registreerinud osalejatele nende ettekannete slaidid ka e-posti teel. Möödunud aasta statistikast on siis näha, et laekus 39 taotlust ja 36 neist sai toetuse selle mobiilsusprogrammi poolt. See diagramm kujutab siis, kuidas 8 riiki on programmis möödunud aastal osalenud nii taotlejana kui ka projekti partnerina. Taotluste osas peab ütlema, et kõige aktiivsemad taotlejad on Eesti, Läti ja Leedu ja Põhjamaad ei ole nii aktiivsed taotlejad. Neid on suhteliselt vähe, kuid Põhjala riigid osalevad siis aktiivse partnerina, sest igas projektis peab olema, ütleme Eesti poolt vaadates, vähemalt 2 Põhjala riiki kaasatud. Täna see ongi minu poolt kõik ja meie infopäev jätkub nüüd hariduskoostööprogrammiga Nord+. Kas Katri sina tutvustab? Siin on meil siis kohal Harra esindaja Katrin Rein koos kolleegiga, nii et siis on sõna. Tere ka minu poolt, mina olen Katrin ja täna siin kolleeg Kristiga Erasmus+ agentuuris, mis on siis haridus- ja noorteametis all ja lisaks kõigile teada-tuntud Erasmus+ programmile koordineerimine ka Põhjamaade ministrite nõukogu hariduskoostööprogrammi Nord+. Ja täna siis anname teile sellise üldise pildi, mis selle programmi raames toimub ja mida on võimalik sealt teostada. Samuti näitab senised tulemusi, viimase aasta tulemusi ja lõpetuseks siis Kristi räägib natuke põhjalikumalt Nord+ ühe alaprogrammi tingimustest ehk siis Nord+ täiskasvanu hariduse alaprogrammist. Aga natuke ajaloost ka, et programm loodi 1988. aastal ja Eesti, Läti, Leedu liitusid programmiga 2008. aastal. Ja programm jaotub siis 5-aastateks perioodideks, praegune periood hakkas siis 2023. aastal ja aasta eelarve on circa 10 miljoni ringi euro vist räägime. Ja osalejaid siis on umbes 10 000 aastas. Ja nagu siin eelnevate programmide puhul siis osalejad riigid on samad, ehk siis Põhja- ja Baltimaad ja autonoomsed regioonid, samuti Fäärisaared, Gröönimaa, Ahvenamaa. Ja eesmärgid
on, nagu nimigi ütleb, toetada Põhja- ja Baltimaade hariduskoostööd, soodustada siis haridusteemaliste teadmiste ja kogemuste vahetamist, võrgustikes osalemist, õpirännet. Samuti on suur rõhk ja soov saada projekte, mis tegelevad siis uuenduslike toodete, meetodite ja teenuste väljatöötamisega ja samuti oluline osa on Põhjamaade Põhjamaade keelte ja sealhulgas ka vähemuskeelte alaste tegevuste koostöö toetamiseks. Ja Nordplus-programmil on 5 alaprogrammi. Esimene neist on juuniorprogramm, kuhu alla käivad siis õppeasutused alates lasteaedadest, algkoolid, kuni siis sealhulgas lasteaiad, algkoolid, põhikoolid, kutsekoolid, samuti ka kultuurikoolid. Siis Nordplus kõrgharidusprogramm on suunatud kõrgkoolidele. Nordplus täiskasvanuharidusprogramm on siis suunatud kõikidele täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonidele ja asutustele. Nordplus horisontaalprogramm on, nagu nimi ütleb, horisontaalne, et seal võivad osaleda kõik. Lihtsalt tingimus on, et see peab hõlmama mitut sektorit, kas siis on erinevad haridusvaldkonnad või seal koostöö MTÜ-de ja koolide vahel, aga peab olema horisontaalne. Ja siis 5. programm on Nordplus keeleprogramm ja see nüüd puudutab ainult siis Põhjamaade keeli, et paraku Eesti, Läti ega Leedu siia ei kuulu, et ainult Põhjamaade keelte arendamiseks ja õppematerjalide väljatöötamiseks ja nii edasi saab siit toetust taotleda. Aga mis laadi tegevusi siis saab siit teha? Et enamus programme ehk siis Junior Adult Higher Education Nordic Languages võimaldavad siis õpirändeprojekte, koostööprojekte ja võrgustikuprojekte. Ja siis Horisontal on ainuke programm, mis õpirännet ei võimalda, et seal on siis suuremad ja mahukad koostöö ja võrgustikuprojekte. Ja toetust saavad taotleda absoluutselt kõik asutused ja organisatsioonid, kes tegelevad elukestvõppe õppega. Ja kõikidel haridustasanditel, nagu mainisin, alates alusharidusest kuni täiskasvanuhariduseni ja kõik sektorid, avalik, era- ja tulundussektor võivad siit toetust taotleda. Need summad ja tingimused, ütleme hästi palju on ühist eelnevalt mainitud programmidega, seal osalevate riikide arv on samuti 3 välja arvatud keeleprogrammis, kus on 2 nõutud siis projekti osalist. Need summad enam-vähem on sarnased. Vahe on selles, et siin ei ole ei miinimum ega maksimummäära, vaid on selline, ütleme nii, mõistlikkuse piir, et kuna see projekti kogu eelarve väga suur ei ole, et siis siit alt ei saa teha selliseid 200-300 000 euroseid projekte, no võib selles mõttes, et keelatud ei ole, aga tõenäosus, et toetust saada on suhteliselt väiksem või siis kärbitakse eelarvet, et siis kõik nagu võimalikult paljudele projektidele toetust võimaldada, siis see eelarve on suhteliselt piiratud. See on ka nüüd erinev Erasmus+, et siin ei ole piirmäärasid. Ja rahastamine on nüüd enamasti ühiku hindades. Siin on näide siis, kuidas on õpirände, millised on õpirände päevarahad siin erinevate alaprogrammide raames. Sõitudeks, kui on projektis ette nähtud, siis projektipartneri külastused või nagu visiitid teise riiki, siis on ka väga pingud summad, sõltuvalt mis see sihtriik on. Et mõned võib-olla on nagu natuke ebaõiglasemalt arvestatud, teised on Gröönimaalt on nagu on. Et seal Gröönimaa ja Island ja Fäärisaared
on kõrgema koefitsiendiga, aga siis lähiriigid on pisut väiksema toetusega. Ja arendusprojektides on samuti, et on kindel summa, mis on projekti juhtivriigile, siis see organisatsioon, asutus, kes projekti esitab, on projekti juhi koordinaatori tasu 4000 siin täiskasvanuhariduse horisontali ja keeleprogrammides. Juniorides on natuke teised numbrid ja siis iga partner saab 2000 eurot ja see maksimumpartnerite arv on, kui ma vist 8 võis kokku olla, et kui on rohkem partnereid, siis enam raha juurde ei tule, et siis kogu see summa tuleb siis omavahel reeglina. Reeglina vist ei ole 8, pigem on ikkagi vähem. Miinimum on, eks ju, keeleprogrammi puhul 2, aga keskelt läbi ikkagi 3-4, miinimum 3, eks ole, 4-5-6, et niimoodi enam-vähem on. Ja reisigrannid on samamoodi sõltuvalt siis sihtriigist. Ja projekti kulud tuleb siis endal välja arvestada ja siis eelarve tabelis näidata, et põhineb reaalsetel kuludel, ürituse korraldamisega seotud kulud ja nii edasi. Ja siit ongi üks halbuudis ja üks hea uudis, et halbuudis on see, et selle aasta taotlusvooru tähtaeg on juba 3. veebruar, nii et kui teil juba ei ole midagi siin küpsemas, et siis ilmselt ei jõua, aga hea uudis on see, et programm jätkub, teil on võimalus taotleda teatud programmides siin ettevalmistavateks lähetusteks toetust juba 1. oktoobril ja järgmine aasta on samuti uus taotlusvooru tähtaeg, reeglina on see veebruari alguses, et sõltuvalt kuidas see satub, kui ma õigesti mäletan ja vaatasin, oli see näiteks 2. veebruar. Ja meie agentuuri poolt korraldame igal aastal ka sellise suurema infopäeva. Eelmine aasta toimus novembri lõpus Tallinnas ja sel aastal on samuti kuupäev juba paigas, kus me siis tutvustame põhjalikumalt taotlusvooru tingimusi. Meil on inspiratsiooni esineja alati kohale kutsutud, sel aastal näiteks rääkisime tehisintellekti kasutamisest projekti kirjutamisel põnev. Ja siis pärast on alati alaprogrammide kaupa töötoad, kus siis iga programmi koordinaator räägib jälle lähemalt alaprogrammist, on kutsutud ka projekti näiteid tutvustama siis Eesti koordinaatorid, mõne projekti koordinaatorid ja saab küsimusi küsida. Ja kogu info muidugi on üleval ka teie agentuuri kodulehel. Ja näitan ka, siin oli ka eelnevad programmid tutvustasid oma siis seda taotluse elukäiku või et mismoodi see protsess välja näeb, et kui projekti taotluste esitamise tähtaeg on veebruaris, siis algab üsna peatselt veebruari keskel, kui hakkab taotluste hindamine, mis läheb märtsi välja. Lõplik otsus tehakse aprillis ja mais teavitatakse siis kõiki taotlejaid tulemustest. Ja enne suvevaheaega, juunis, lõpp-juunis sõlmitakse lepingud ja üsna kiirelt tuleb siis ka raha. Et kui on üle 5000 euro, et siis tehakse 80% ettemakset, alla 5000 saab kohe kohta. Ja seejärel ja siis ülejäänud 20% tuleb projekti lõpuks. Ja kui projekt on lõppenud, siis ka sarnaselt siin eelnevate programmidega 30 päeva jooksul tuleb esitada aruanne. Nii taotluse esitamine kui aruandlus toimub eraldi süsteemis, see on Espresso. Ja aruandlus, nii see projekti taotlus ise või ka see aruandlus on suhteliselt nagu lihtne ja kasutajasõbralik. Ütleme, et kui võrrelda Erasmus+ projektidega, siis on lihtsalt ja see on nagu ka väga paljuski kogu see programm põhineb usaldusel, et teilt ka aruandluses ei küsita kõiki tšekke
Te peate neid küll alles hoidma, siin 5 aastat on uue, mis on vaja alles hoida, aga kõiki kulusid ei pea tähtpäevalt hiljem raporteerima. Ja siis natuke ka sellest, kuidas meil on läinud nüüd 2 viimasel aastal. Eriti viimasel aastal olime me väga edukad, et eelmisel aastal said toetuse 35 projekti ja üle-eelmisel aastal 16 ja kokku siis partnerina 2 viimasel aastal osaleb 214 projekti. Ja rahasse ümber arvestatuna tuli Eestisse siis üle 2 miljoni euro. Ja eriti eelmisel aastal tõusis ka hüppeliselt taotluste edukus, et esitati 43 taotlust ja toetuse sai 35. Näitan ka, kuidas see on suhelnud ülejäänud või kogu projektide arvu, et see on tõesti üsna muljetavaldav, et 24. aastal osaleb Eesti asutustest kokku siis 36% kogu toetatud projektide arvust. Ja siin näete ka kogu see, mis valdkondadesse ja programmidesse raha tuli, et nagu tavaliselt kõige suurem hulk raha tuleb kõrgharidusse, seejärel ka juuniorprogrammi ja siis teised on saanud vähem juba. Ja siin on ka keelearendus või Nordic Language programm, et seal on Eestist, kuna see on hästi väike sihtgrupp, Eestist ka, kes sinna kvalifitseeruvad oma taotlustega, et siis ka taotlejate arvu piiratud ja reeglina on see Tartu Ülikooli skandinavistika õppetool. Eelmine aasta esitati seal väga hea projekt, mis uurib siis Ruhnu saarel räägitud või räägitud runska dialekti. Nii. Ja siin ka, et mis need põhilised teemavaldkonnad olid, siin enamasti siin kaunite kunstiga alla läksid need projekti taotlused, keskkond ja jätkusuutlikkus. Ja siin tuleb ka nimetada, et need üldised prioriteedid on üsna sarnased, mis kui teistel programmidel on. Sotsiaalne jätkusuutlikkus, siis keskkond, konkurentsivõime tõstmine ja nii edasi. Nii, aga minu poolt kõik ja Kristi räägib natuke lähemalt, kuna meil on siin, ma saan aru, esindajad, siis Kristi räägib täiskasvanuhariduse. Jah, kuna meil on siis igal alaprogrammil oma koordinaator, me kõik töötame Eesti Erasmus Plus agentuuris, siis minu koordineerida on Nord Plus Agent, ehk siis täiskasvanuharidusele suunatud alaprogramm ja seda võivad siis sellest alaprogrammist rahastust võivad siis küsida kõik täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuvad asutused, et see nimekiri ei ole siin lõplik. Ja iga-aastane eelarve on siis umbes 1,2 miljonit. Nii, nagu Katrin enne ka rääkis, saab teha nii õpirändeprojekti kui koostööprojekti ja ettevalmistavad lähetused, et siis see 1. oktoobri tähtaeg, mis nüüd tuleb, on ka TALT-i raames võimalik ja kindlasti väga soovitatav tegelikult teha enne päris sellise suure projekti jaoks raha küsimust üks ettevalmistav lähetus, et omavahel kokku saada võimalike partneritega, arutada täpsemat tegevuskava ja siis juba edasi minna konkreetse projekti kirjutamisega. Ja samamoodi siis võib teha nii koostöövõrgustikke, arendusprojekte kui uurimisprojekte. Kuna see täiskasvanuhariduse projekt võib olla siis suunatud nii formaalsele, mitteformaalsele kui informaalsele õppele, siis see tekitab alati väga palju segadust, et mida ma siis võin selle alt teha. Ma arvan, et formaalse õppega on kõik kokku puutunud, et ma seda ei hakanud siia slaidile panema, aga mitteformaalse ja informaalse õppe vahe siis tuleb siit päris hästi välja. See on võetud siis HTM-i kodulehelt.
no näiteks informaalne õpe on raamatuklubi, mida mõni raamatukogu näiteks korraldab, YouTube'i kanal, infokirja saatmine, sotsiaalmeedia grupp ja mitteformaalne õpe võib siis olla keeleõpe, kokanduskursus, muusikakooli kursus, mis iganes muu selline eesmärgistatud tegevus kusagil täiskasvanu haridusega tegelevas kohas. Ja lisaks on Nordplussis võimalik taotleda siis kaasamistoetust ka. Et sellest Katrin enne ei rääkinud, see ei ole seotud ainult adult-programmiga, seda võib igalt poolt iga projekti jaoks siis taotleda, kui on vajadus. Ja seda vajadust siis tuleb ise hinnata, selle võib panna oma eelarvesse kohe sisse, aga see on ka üks asi, millele tehakse see mööndus, et kui vajadus tekib hiljem, et siis võib selle jaoks küsida lisatoetust hiljem. Näiteks kui on mõni erivajadusega osaleja, kellel on vaja kas kaaslane kaasa võtta, kui rääkida õpirände projektist, kui soovitakse teha projekti vähemate võimalustega inimestele, kui mõnel osalejal on kas või näiteks väga väike laps, keda ta peab kaasa võtma, et kõik need erijuhud lähevad sinna kaasamistoetuse alla. Ja siin on veel natukene võimalusi vaadata Nordplus programmi käsiraamatut ja kuhu siis saab pöörduda küsimuste ka nordplus@harno.ee ja võib meie käest ka küsida. Nii, rohkem meil vist ei ole slaide. Ja ma saan aru, et selle slaidi esitlusel te saate ka endale meili peale pärast. Aitäh! Suur tänu, see oli siis Nordplussi tutvustus. Nüüd meil on võimalus ka kuulata ühe meie Põhja- ja Baltimaade programmi kasutaja kogemusi. Meil on siin Pärnumaa omavalitsuste liitust Kersti Liiva, kes räägib siis Pärnumaa kogemustest Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi kasutajana. Minu ettekanne tõepoolest on siis avaliku halduse mobiilsusprogrammist, aga samas natukene ka kõigest muust, ehk siis sellest vaatevinklist, et millele üldse nagu võiks mõelda, kui te taotlete kusagilt siis Põhjamaadega seonduvalt toetust. Eelmised esinejad kenasti lugesid üles, et millised maad siis kuuluvad siis Põhjala riikide hulka, lisaks veel siis Gröönimaa, Fääri ja Ahvenamaa, eks. Ja tahaksin korraks teie tähelepanu juhtida sellele, et juhul kui te nendest riikidest, nende riikidega koostööd teete, siis te peate endale aru andma, et kus nad asuvad, kes nad on, mis nad teevad, mille poolest nad on erinevad, et kas seal on samasugused inimesed nagu meil, mida nad ikkagi muidugi on, aga vaatamata sellele, et meil on mõned sellised markantsed näited, kuidas on tahetud minna näiteks Gröönimaale vaatama, kuidas seal toimib ühistransport. Gröönimaal ei ole ühistransporti, seal ei ole ühegi linna vahel ühtegi teed ja nii edasi, et mingeid selliseid näiteid on natukene veel. Et kindlasti tehke endale selgeks ühesõnaga see sihtriik. Põhiliselt me oleme siis tõesti taotlenud raha siis Pärnumaa omavalitsuste liidu alt ja meil on selline seisukoht, et kõikides programmides on osalenud inimesed nagu üle kogu Pärnumaa, ehk siis igast kohalikust omavalitsusest kas 1 või 2 inimest, sõltuvalt siis projekti iseloomust, et me näeksime asju ühtemoodi, nii nagu Lauri ka alguses ütles, et arendada meie seda piirkonda, maakonda ja ühtlasi siis läbi selle ka kaugemalt on vaja ühte ja sama vaadet. Ja mida iganes me siis ka ei vaataks, kõik teemad on omavahel põimitud, et alati me keskendume ühele teemale, aga näiteks, et kui vaadata kas või haridusteemat või kultuuriteemat, siis ikkagi ei saa üle ega ümber piirkondlikust ja regionaalsest arengust ja haldussuutlikkust ja nii edasi. Ja Põhjamaadest on palju õppida, sellepärast et meil on näiteks näide oma partneritelt Norras, kes oli Buskerud, siis otsustati
et 3 maakonda ühinevad, nad ühinesid, neist sai liiken, nad olid koos 4 aastat, siis nad vaatasid, see ei toimi ja me lambust elud tagasi. Et seal on sellised põnevad nagu regionaalsed arengud. Teine samuti, mis alati nagu on turism, kultuur ja keskkond, mis kõikidesse teemadesse põimub. Me oleme vaadanud, kuidas UNESCO piirkondades toimetatakse. Samas on olnud ka põnevaid tähelepanekuid selles osas, et kui meile Pärnusse tuli näiteks esimene kruiisilaev, siis pandi punane vaip maha, inimesed tantsisid ja laulsid, selles ei ole midagi valet, eks ju. Aga kui me rääkisime Fääri saartel sellest, siis nemad ütlesid, nemad ei tahtnud ühtegi kruiisilaeva näha, sellepärast et nende jaoks on kruiisilaevad nagu rohtirtsuparv. Nad ei tarbi mitte midagi, nad ei ole hotellis, nad ei söö, nad ei joo, nad ei osta naljalt isegi mitte pastakat, vaid nad lihtsalt nagu käivad üle. Ja et kuidas jällegi kusagil vaadatakse asjadesse, siis Põhjamaade ees on täpselt samad väljakutsed, mis meil siin. Ehk siis see kiiresti muutuv sotsiaalne ja looduslik keskkond. Ja need on nagu väga karmid teemad iseenesest selles mõttes, et kui hästi niimoodi üldistatult öelda, siis meres ei ole kala ja maal ei ole tööd. Kui võtta näiteks Põhjala näitel, et mis siis nagu edasi teha, et kuidas peaks toimima ümberõppe, kellele üldse mida õppida, kuidas, milleks. Õpid näiteks programmeerimist, siis tuleb ChatGPT ja sul ei ole seda programmeerimist enam vaja, sest ChatGPT teeb selle ära ja et kuidas selles suures kiiruses kõige sellega nagu hakkama saada. Ja tegelikult on niimoodi, et mis puudutab siis planeeringuid ja transporti ja siis ühendusi ja eraldatusi, siis see ei ole nagu ju ainult selle teema, et kas külast külla käib buss. Et see tähendab ka seda, et kui see üks küla on kuskil seal nurga taga, kuidas nad saavad elatud, milline on see nende sotsiaalne keskkond. Et kui keeruline või kui kerge seal on. Ja see on jällegi üks valdkond, kus on Põhjamaadel hästi palju õppida, sellepärast et nende eraldatus, meie ütleme, et me oleme siin Eestis nagu asustus ja Pärnumaa on hästi suur ja nii edasi, aga meil ei ole vahepeal fjorde, meil ei ole vahepeal mägesid. Et kui nüüd võrrelda Põhjamaadega, siis jällegi meil on teatud mõistes kergem oma eraldatusega hakkama saada, ehk siis meil on raskem, ehk siis meil on neid palju õppida. Kui nemad saavad juba hakkama, siis saame ka meie hakkama. Ja siis üks teema, mida me nagu oleme hästi palju vaadanud ja millega me kindlasti tahame edasi minna, on haridus ja innovatsioon. Et meil on väga palju näiteid erinevatest Põhjamaadest ja praegu hetkel on Pärnu maakonnas üks hästi suur projekt, mis sai alguse siit samast Põhjamaade avaliku halduse programmist ja Merle Noim programmist, mis siis keskendub kaasavale haridusele ja NEET-noortele, ehk siis nendele noortele, kes ei õpi ega tööta. Ja sest küll sellest programmist või sellest projektist ma täna lähemalt ei räägi, see läks liiga pikale, aga põhiteema on selles, et Põhjamaades näiteks oletame, et Fääridel ja Norras on kuni 6. klassini igasugune võistlemine keelatud, hindeid ei panda, siis Fääridel näiteks ühes koolis käisime seal koolis vaatamas, nad tegid kooli süüa, nad ütlesid, see on see lammas, keda me eile tapmas käisime. Kujutage ette, kui te ütleksite Eestis algklassi õpetaja saada risti laiali, et me lähme homme lammast tapma, mis siis nagu järgneb. Et see, mida on nagu Põhjamaadelt õppida, on tegelikult see elulisus. Et see nii ju on, eks ju, et kuidas nagu päriselt on, et kusagilt ju tekivad need asjad sinna poeriiulitele, et see ei ole see, et kuskilt käib klõps, eks ju. Et sealt on kerge õppida, sellepärast, et seal on päris. Ja päris on seal ka tervis ja turvalisus. Ja jällegi tulen tagasi selle juurde, et kui on näiteks tervisega seonduvad teemad, siis Põhjamaades on hästi palju numbritele ja statistikale põhinevad. Ehk siis neil on kõik teaduspõhine,
neil on, oletame, võtame praegu näiteks Islandi, siis on niimoodi, et igal pool koostatakse mingeid suuri tabeleid, näiteks koolilaste vajaduste kohta või töötajate vajaduste kohta. Ja seal on niimoodi, et see algab sellest, et kas tal on nagu tööl tore olla, aga seal on ka see, et kas tal näiteks on piisavalt D-vitamiini. Et noh, väga palju, väga põhjalikke andmeid kogutakse ja nende andmete põhjal siis tehakse otsuseid, et milliseid programme on vaja korraldada ja milliseid mitte. Üks meie hästi edukas projekt oli kriisikorraldusest ja ta oli nagu edukas selles mõttes, et me käisime vaatamas, kuidas toimub kriisikorraldus nii Islandil kui Fääridel. Ja peale seda, kui me olime Islandil käinud septembris, siis oktoobris hakkas purskama seal see Reykjanesi poolsaarel see Grindaviki juures vulkaan, mis nüüd on 2 aastat praktiliselt järjevanuks toimetanud. Ja kuna me olime seal olnud, siis on nagu hästi tihe side sellega ja ma olen kogu aeg seda jälginud. Ja see, mis me seal nägime, on see, et see on sama, kui näiteks siia Pärnusse tuleb vesi või kusagil on mingisugune muu kriis. See ei tähenda lihtsalt seda, et see laava on sul õue peal, eks ju. See tähendab seda, et sul on elektriliinid läbi, sul on soe vesi läbi, sul on inimestel ei ole enam kodusid, lastel ei ole kooli kuskile minna, lastel ei ole lasteaeda kuskile minna, kellelgi ei ole enam kodu, kellelgi ei ole tööd. No, see on ju põhimõtteliselt, see hõlmab kõike. Et milline peab olema see üks kriisikorralduskava või plaan, eks ju, et see ei ole lihtsalt see, et ma evakueerin nad ära. Et see on nagu nii laia ulatuslik on kõik see teema. Ja lihtsalt selline kommentaar, et tol hetkel oli siis see laavaväli oli pursanud 2 aastat tagasi ja ta oli nagu endiselt soe. Et noh, kujutage ette, kui nüüd see, mis oli nagu umbes, mis purskas nüüd 2-3 nädalat tagasi viimati või millal ta lõpetas ja nüüd nad praegu just kirjutavad, et kohe tuleb jälle järgmine. Et mis siis see omakorda seal on. Aga noh, nii palju siis kommentaariks nendele teemadele, et hästi põgusalt ka milline näeb välja see taotlusvorm, mis konkreetselt on siis avaliku halduse mobiilsusprogramm, ehk siis mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele, kohalike omavalitsuste hallatavatele asutustele ja nii edasi. Et kui te logite sisse, siis salasõna sisse ja põhimõtteliselt ongi, kes taotleb, kelle kontaktisik, kes on partnerid, te peate kõige keerulisem ongi tegelikult selle projekti puhul partnerite leidmine. Ja projekti eesmärgid, mis on laias laastus teile kõik ette ära kirjutatud ja siis projekti tegevuste kirjeldus. Kui ei ole kuupäeva või tähendab kellaajalisi kokkuleppeid, siis vähemalt mina soovitan, et kui teil on teada ju päevad, et siis mis teemasid, mis päevadel te kajastate, siis selle programmi puhul on nagu, siin on hästi vanad andmed, eks ju meelega pandud, et on oluline see, et seal saab osaleda kuni 8 inimest, nagu Madis ütles, ja iga inimese kohta peab olema nagu eraldi välja toodud, et noh, miks just tema. Ja eelarve on ääretult lihtne. Nii, aga veel kord jõuaks tagasi sinna või rõhutaks seda, et palun tehke endale selgeks, kuhu te lähete. Kuhu te lähete, kes seal elavad, mis on seal erilist, mis on seal teistmoodi, mis nagu toimub. Et siin on nüüd üks pilt on Põhjamaadest, teised pildid ei ole Põhjamaadest. Aga üleval keskel on föönikunstnik Jessi Kleiman ja tema käed. Jessi on 2 korda siin Eestis käinud. Ja lihtsalt nagu märkusena, et föönimaal ei ole, et meil on, me räägime maaemast ja mets ja kõik ja seal ei ole, seal on mereema. Sest maa on ju tühi ja lage ja maal ei ole midagi, elu on kõik meres. Et noh, mingid sellised pisikesed nüansid, et teadke, kuhu te lähete. Või kui te lähete Norra, et siis meie inimesed seal taga nurgas on jopede ja mütsidega, ees on väikene Norra laps, kes on uiljalt otastega lihtsalt juures. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole? Suur tänu, Kersti, ja tõepoolest, kuna meie programm ongi nüüd jõudnud lõpule,
siis on paras aeg veel küsimusteks. Meil on siin kohal veel Anna oma kolleegiga Põhjamaade kultuuripunktist, Merle, Kersti kogemused, meie Nord Plussi kolleegid. Nii et kui on mõtteid, küsimusi, siis on paras aeg.